Tere! Mina olen Kellu ja täna on mul selline väike vahva sõbrake Karumsi mango kooke. Kõigepealt näed sa sellest siis kokkuvõtet ja siis sellist maitse-elamust ja arvamust sellest kookesest. Mina arvan küll, et kooke võiks vabalt olla eestlaste peaaegu et rahvustoit. Seda ostetakse hästi palju, see on suur maiustus, seda tutvustatakse välismaalastele ja nii edasi. Ja ma ei tea, kas on kedagi, kes kookestest nagu päris külmaga hooga mööda läheb. Et kui sina oled selline, siis mulle sellest märku võtta. Igastahes mina armastan kookesid küll väga ja mul on väga põnev seda siin proovida. Kindlasti võite ta maiustusena süüa. Ta maitseb väga hästi, ta on tõeliselt hea siukse mangojäätise maitsega on tabatud. Siis koopiim siin sees, see on siuke pehme, selline mõnus. Ja siis see glasuur ise on ka pehme, natuke magus, natuke hapukas, hästi hea. Normaalne hind, koostis enam-vähem okei. Mõned asjad nagu pektiin, mis tekitavad siis võib-olla soolastiku probleeme ja siis siin oli siukene asi nagu naatriumfosfaadid on ju, et mis takistavad kaltsiumi imendamist, mis koobiva puhul on kahtlane. Siuksed asjad on. Et päris nagu üdini tervislik see asi ei ole, õnneks meil väga hullu siin sees ka. Nii et aeg-ajalt võib maiustada, tekitab väga hea tuju, siukene tore maitse ja siukse värvi poolest ja särtsu poolest hästi õnnestunud kooke Karumsil. Nii, teeme lahti. Mulle hakkas kohe siukene mangojäätis oli mingi siukene lõhn hakkas minna. Proovime kohe järgi, mida ta on. Siit see tuleb. Nagu isegi mango smoothie või selline hästi värske, selline mõnus lõhn. Või no sa vaata seda nagu kollane, noh. Täiesti ma arvan, et tuju läheb heaks. Oi, ja lõhn on selline optike nagu hea. Aga 1-2. Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. No, milline seest välja näeb? Seest täiesti tavaline valge kooke. Mitte midagi erilist. Ma arvan, et see glasuur on siis selline, mis selle maitses ja tekitab nii, nagu sul nüüd kätte saad selle. Proovime siis maa pealt. Lapsed, kui te seda vaatate, siis nuga ei tohi suhu panna. Sellepärast, et sa võid sellega endale viga teha. Karums oma headuses. Karumsi kooksid on tuntud siukse hästi magusa pehme kookese koobimakreemi poolest. Ja siin ümber on, ma ei tea, ma võin väita, et peaaegu sama magus või siis suitsukene hapkas glasuur, mis tõepoolest on mango maitsega. Ta maitseb nagu mangojäätis, mango mahlajäätis, mango smoothie, mingisugune mango komm, igastahes nagu ülimõnus kooke. Ta annab sulle siukse energia särtsu vurtsu sisse. Ma arvan, et kui sa muidu ei armasta kookest, siis võib-olla see mango kooke sunnib sind ringi mõtlema. Et väga hea mõnus kogemus elamist, kui sa oled kuskil talvises, külmas või vihmas paha tujuga. Osta mango kooke, sa ei kahetse. Nii, okei. Reklaamiks. See oli praegu niisama tehtud minu enda vaimustusest. Vaatame, mis on siin kookese sees. Ma pean näpud ära pühkima. Nii. Koobiim, suhkurglasuur, tüüpiliselt niisugused lõhna maitseained, kahjuks ka selline. Siis mangod 3,9%. Ja igasugused paksendajad, sidrunil ekstrakt on seal. Ja
ma ütleks, et koostis on tüüpiline ja see toiteväärtus ka tüüpiline, et need kalorid, mis sa siit saad, on ju, ta on suhteliselt rasvane kooke. Küllastunud rasvakad, isegi liigagi palju seal sees. Siis suhkrut ka palju, mõtle üle mingi 20% suhkrut seal, lihtsalt sööd suhkrut on ju, natukene valkuga. Nii et maiustus, kui tahta kaalust alla võtta või püsida tervena, siis väga palju kookast ei ole mõtet süüa. Siuke lugu. Hind on tal okei, tüüpiline kookuse hind. Ei saa uudistada, normaalne praegu tundub. Ja ma natuke vaatasin, mis see pektiin teeb, et pektiin on siis paksendaja siin kirjas, et suured kogused võivad tekitada gaase, soolastikuvaevusi. Ma ei tea, võib-olla mõnel kellel on tundlikum kõht, siis peaks ette vaatama toitudega, kus see pektiin võib sees olla. Ja siis ma vaatasin, et naatriumfosfaat oli siin sees ja see takistab siis kaltsiumi imendumist toidust. Iseenesest väga nagu huvitav lugu, sest kohupiim minu teada peaks olema väga hea kaltsiumiallikas. Aga näed, no võtta näpust, kui siin on siuke asi sees, siis ta on tõepoolest natuke nagu komm rohkem. Et tasub olla ettevaatlik, aga muidu maiustusena ta on ikka kutsuv küll. Nii, aga nüüd võiks siis panna sellele hinde. Tervislikkuse mõttes tal ei ole mingid hulle asju otseselt sees, mõned siuksed, mida võiks võib-olla natukene vältida, paneme 5. Siis üldtervislikus mõttes ega nagu sa sellest kookasest midagi ei saa, eriti kui tal on kaltsiumi imendumist ka takistab. Nii et paneme ka 5. Siis hind on tal hea, selle võiks panna nagu täitsa 7. Maitse on ülimõnus, ülilahe, kus vähegi armastad maguga seotud asju, siis ma paneme 8. Et see on hästi tabatud. Ja no üleüldine väärtus, see on kohukesel. Peale selle, et sa saad oma elamuse isu rahuldatud, maitse isu rahuldatud ja sa maiustad millegagi, ta ei ole päris nagu komm, mis on üleni suhkrust tehtud. No ma arvan, et välju võiks selle olla siis 6. Nii, ja nüüd arvutame kokku. Keskmiseks indeks tuli 6,2. Ma arvan, et üsna hea tulemus sellele magukesele, aga uued põnevad maitsed jälle varsti. Siinsamas kanalil teie ees, nii et püsi läinud ja tere tulemast tagasi. Tšau!